Tere, mina olen Karl ja selles videos ma näitan teile, kuidas see robot teeb heli. Oleme siis uues programmis ja võtame siit heliploki, mis on siis rohelises kategoorias ja millel on kõlarimärk. On olemas juba lai valik erinevaid helisid, mida me saame kasutada. Kui me klikime üleval paremal selle teksti peale, mis hetkel ütleb hello ehk tere, saame valida erinevate kategooriate vahel. Näiteks siin on expressions ehk väljendused ja saame siit võtta näiteks pasuna hääle. Paneme siis roboti näiteks pasuna häält tegema. Aga lisaks olemasolevatele helidele saame ka enda omi salvestada. Selleks võtame ülevalt menüüst Tools ja valime siit Sound Editor. See võimaldab siis meil arvuti mikrofoni kaudu salvestada hääli, mis me ise teeme ja siis neid salvestada projekti robotile kasutamiseks. Alustame salvestamist vajutades punast record ehk siis salvesta nuppu. Tere, mina olen robot. Ja saame salvestamise lõpetada siis selle sama nupuga. Nüüd me saame valida välja ainult selle osa, mis meid huvitab. Siin üleval on sinise rea peal väikesed nooled ja nendel all hoides ja liigutades saame valida ainult selle ala, mis on oluline. Ja nüüd, kus me oleme siis valinud õige heliosa, siis me saame vajutada Save ja salvestada selle mingi nimega. Paneme siis sellele nimeks näiteks Tere. Ja pärast salvestamist võime selle kinni panna. Nüüd võtame siit uue heliploki. Kui me vajutame talle siia samma selle peale, siis saame juba kategooriast Project Sounds. Tere, mina olen robot. Ja laeme programmi alla. Tere, mina olen robot. Aga heli pole ainus viis, kuidas robot saab meile informatsiooni anda. Teeme siia uue programmi ning vaatame sellist plokki, mis näitab roboti ekraanile asju. Ekraani plokk. See asub siis siin, ta nimi on Display. Ja temaga saab siis ekraanile näidata pilte ja teksti. Praegu on ta pildirežiimis. Me saame ekraanile näidata valmis olevaid pilte, näiteks silmad. Või siis igasugu sellised pildid on siin. On ka olemas igasugu objektid. Näitamegi siis praegu näiteks elektripirni. Et praegu programm lõpeb kohe pärast pildi näitamist ära, ei ole võimalik hetkel näha pilti, kui programm käima panna. Selle vältimiseks võtame ühe ooteploki ja paneme näiteks 3 sekundi peale. Niimoodi ei lõppe programm kohe ära ning on võimalik pilti näha. Ja lisame siia teksti ka. Võtame jälle ühe kuvariploki ja siin all vasakul on nupp, mille peale klikkides saame valida režiimi. Võtame siit tekst ja võtame grid ehk siis ruudustik. Vahe grid'i ja pikslite vahel seisneb kõigest sellest, et kuidas teksti saab paigutada. Siin X ja Y koordinaatide abil saame paigutada teksti ja kui on see ruudustiku režiimis, siis 1x on võrdne 1 tähe laiusega, aga pikslite puhul saame muuta selle asukohta ekraani piksleid arvestades. Kirjutamegi siia midagi väga lihtsalt, näiteks võime me kirjutada Tere maailm ja võtame siis ühe ooteploki veel ja paigutame teksti ka rohkem keskele poole, et seda oleks lihtsam näha.
Nüüd proovime ka siia teksti alla panna teise rea teksti ja võtame siit välja ühe tekstibloki. Ma hetkel selle pildi asja võtan siit eest ära, et see ette ei jääks ja wait bloki tõstan täitsa lõppu. Võtame siia teksti režiimi ja kirjutame siia näiteks mina olen robot. Paneme temagi koordinaadid selliseks ja siia paneme 3 asemel 5. Ja miks me seda teeme, on selle eelmise teksti font. Kui me vaatame, saame teksti fonti muuta. On olemas suur font, on väike font ja siis on väike rasvane font. Ja suur font on 2 tähepikkust kõrge, samas kui väike on ainult 1. Ja sellepärast see tekst siin ongi 2 võrra allpool eelmisest. Paneme selle siis näiteks väikese rasvase fondi peale ja jooksutame programmi. Nagu me nägime, oli näha ainult alumine tekst ja ülemist me ei näinud. Miks see juhtus? Igal display blokil ehk siis kuvari blokil on olemas üks seade, mis määrab ära, kas ta puhastab ekraani ära enne, kui ta oma teksti näitab. Ja kuna see on tõene, siis ta kustutas ära kõik, mis varem ekraani peal oli. Seega, et mõlemat teksti näha oleks, peame teise tekstibloki puhul selle asja siin vääraks panema. Ja see tähendab, et ta ei kustuta ära eelmist teksti tere maailm ja näeme mõlemat teksti. Nägime varem, et kuvariga saab näidata pilte ning nagu ka heli puhul saame ise oma pilte teha, kui võtame siit Tools, tööriistad. Ja siis võtame siit Image Editor ehk siis pildimuutja. Siin on võimalik ise joonistada erinevaid kujundeid, jooniseid. Saame valida erineva suurusega pintsli, mille abil siis asju kokku panna. Ja nagu heligi puhul saame siit ülevalt siis salvestada selle pildi. Näiteks minu pilt. Võime selle kinni panna. Ning saame seda siis siit juba, kui me võtame uue pildi, ilmub see Project Images ehk projekti piltide alla. Kuvari blokil on olemas ka 3. režiim, kujundid, kus saame erinevaid kujundeid joonistada, aga seda vaatame täpsemalt juba mõni teine kord. Nüüd saad lahendada roboti ülesande